No vot, ma olen kogu aeg öelnud, et mõõta tuleb seda, mis on oluline. Execution is everything. Tšau, mina olen Maido, Ezilit CEO. Õnneks kuule, saad sa seda vaadata, seda lõiku, ma arvan, sa aitad meid kõvasti edasi. Mina tegelen Ezilit sellega, et asjad juhtuksid õigel ajas, õiges järjekorras ja selleks oleks meil head inimesed, kes panevad need asjad juhtuma. Koroonaaeg on jätnud kindlasti iga tegevusesse ja oma jälje, ka meie tegevusse, aga meil on selline suhtumine, et iga takistus on võimalus ja meie võimalus on see, et me oleme omandanud kaugtööd ja omandanud ära viisi, kuidas teha kaugtööd võimalikult visuaalseks, lihtsaks ja arusaadavaks, et kõik teaksid, mida me teeme, kuidas me teeme ja kus me teeme. Selleks, et sellest nüüd nii-öelda järgmisesse sammu tulla, õnneks oht on möödunud, oleme tagasi kontorites, mõned küll teevad kaugelt tööd, see on iga enda valik, kus ta tahab tööd teha, aga on väga palju tiimist ka tulnud tagasi ja teeme reaalselt kontorites tööd. 2020 esimene poolaasta on olnud Eziili jaoks väga tugev. Esimese asjana oli see, et meil on täna kliente 2 korda rohkem, kui meil oli aasta alguses. Aga see ei ole veel kõik. Näiteks, kui me võrdleme seda sama perioodi eelmine aasta, siis käibes oleme me lausa kasvanud 2,6 korda. Nii tehakse asju Eziilis. Esimesel poolaastal pidasime Eziilis kõvasti plaani ja küsisime endalt, et mida me peame tegema, et me Eziilis saaksime järgneva 12 kuu jooksul absoluutselt täiesti järgmisele tasemele ja selle plaani me formuleerisime kokku ja EAS-ist on saadud tänaseks ka arengufondist selleks toetus. Yes! Mida siis on Eziilis vaja paremaks saada? Ilmselgelt on see, et kui tuleb palju kliente, palju kasutajaid, siis kiirus ja stabiilsus peab olema number 1 prioriteet. Ja selle olemegi võtnud eesmärgiks järgneva 3 kuu jooksul, et tõsta stabiilsust ja kiirust täiesti järgmisele tasemele ja Tiit, meie tehnikajuht, on võtnud selle enda number 1 eesmärgiks. Davai, teeme ära. Davai, paneme juhtuma. Niimoodi hoitakse fookust Eziilis ja tehaksegi asjad päriselt ära. Järgmiste kuude jooksul on üks olulisi eesmärke meil suunduda ka välisturgudele ja selleks oleme valinud number 1 eesmärgiks siseneda UK turule ja nagu ikka, iga töö jaoks peab olema õiged inimesed, hea tiim, kes paneb asjad juhtuma ja selleks on meil Rüne. Hi, I will make sure that we create traction in the UK market within the next 12 months. Wow, that sounds like a plan! Selleks, et teha suuri asju, on vaja ka vahendeid loomulikult ja selleks oleme kaasamas järgmist ringi investoreid, kes aitaksid meil jõuda järgmise tasemini nii know-how poolest kui ka finantseeringu poolest ja teha meie plaanid kõik reaalselt teoks. Kui sa tunned kedagi, kes oleks huvitatud sellest valdkonnast, siis loomulikult võid teada anda. Me hea meelega oleme valmis suhtlema selle teema. Järgneval kuul on lisaks kiirusele ja stabiilsusele tootesse tulemas ka uusi funktsionaalsusi. Funktsionaalsusi, mida tõenäoliselt on juba päris kaua oodatud. Esimene asi, mis kindlasti saab tulema, on projekti tootmise funktsionaalsus, mis aitab teha projekti tootmise digitaliseerimise teekonna palju lihtsamaks. Järgmisel poolaastal on meil plaanis teha Eziili kasutusele võtta palju lihtsamaks ja üks osa sellest on kindlasti mobiilsed seadmed. Kui sul on mobiilne seade, siis sul on ka Eziil. Nagu iga suure asjaga on vaja häid inimesi, kellega teha suured plaanid teoks, sest üksi võid jõuda küll kiiresti, aga koos jõuad kaugemale. Ja sellepärast ongi mul väga hea meel, et Eziili taga on nii palju häid inimesi ja Eziiliga töötab nii palju ägedaid inimesi igapäevaselt ja me oleme sulle väga tänulik, et sa oled liitunud meiega ja ma loodan, et te kutsute aina rohkem meie kampa juurde inimesi, et tootmised ära digitaliseerida. Yeah!